Korvpalliliidu peasekretär Keijo Kohi, tere tulemast Rapla mees ja naiskonna lõpupeole, et millised muljed on sul sellest jäänud? Mul on täpselt sellised muljed jäänud, nagu olid ka minu ootused, et ees ootab üks ühtne korvpallipere, ühe korvpallikantsi pere, et see ettevõtmine oli samade täiuslik nagu jagu muud ettevõtmised selles mõttes, et vaja on lihvida ka kõige väiksemat sellist detaili, et kui Rapla on suutnud kõik vanuseklassid välja panna Eesti meistrivõistlustele noortes kui ka meeste korvpalli meistriliigas, siis lisaks ka naiste korvpalli meistriliigas, et meil selliseid ettevõtmisi palju ei ole. Et samasugune täiuslik oli ka see tänane üritus. Kas on olnud võimalus ka teiste meeskondade lõpuüritustel osaleda, et oskad sa võrdlusi tuua mingisuguseid tähelepanekuid? Eks ikka olen, et ma arvan, et omamoodi toredad on kõik lõpuüritused, et kõiki iseloomustab mingi omamoodi, kõik valivad oma nurga, et kui ma vaatan seda tänast üritust, siis on siin kõvasti videotega vaeva nähtud, et videointervjuud juba lahkunud mängijatega, et kõvasti on vaeva nähtud ja eeltööd tehtud selle jaoks, et pikk programm ja tõeline nagu Oscari gala. Millise mulje üldse Rapla jätab kui väikelinn? Eks see väike või suur, see on selline suhteline küsimus, et mina räägin siin kui korvpalliliidu esindaja, siis kindlasti mina vaatan seda kui ikkagi suurt linna, et tähtis ei ole ainult üks võistkond, tähtis on see, mis sees toimub. Nagu ma ütlesin, et palju lapsi on kaasatud. Kui ma kuulasin sõnavõtusid, siis omavalitsus on kaasatud, väga palju sponsoreid on kaasatud, Kultuurkapitali kohalik ekspertnõukogu toetab, et see on selline, kui iseloomustada nüüd Rapla särgivärvi järgi, siis selline helesinine korvpalliunistus. Eks omamoodi siin, kuigi Indrek Ruut muidugi tegi suure töö ära ja on sellele meeskonnale aluspõhja, aga eks vist natukene oligi üllatus võib-olla ütleme avalikkusele ka Aivar Kuusma siiski liitumine Rapla meeskonnaga siin hooaja lõpus. Eks ta ikka oli üllatus ja see, et see vahetus niimoodi toimus, samamoodi üllatus, et eks iga nagu mõnes mõttes nagu ühe jaoks negatiivne võib-olla toob järgmise mingi positiivse momendi, et tegelikult Aivar Kuusma, kes korvpallist on kaua eemal olnud, eks ole, et minul on isiklikult hea meel, et ta jälle liitus ja nagu ta ise mainis täna selle korvpallipisiku jälle nagu külge sai või värskendus sai, ja ma usun, et ka Indrek see, et temal see vaheetapp nii-öelda läbi sai, ka kindlasti tema jaoks, kui see uks sulgus, mingisugune teine uks avaneb, et kindlasti läheb ka tema edasi. Aitäh, härra Keijo Kohi, ja ootame järgmist hooaega. Rapla tuleb, saame kinnitada korvpalliliidule uue hooga ja paremini. Aga tänud kutsumast ja mina loodan seda sama. Aitäh veel kord, kõik head!